milline saal! Ma pole vist kunagi mitte üheski nii ilusas ruumis olnud. Tõsi ta on. Seda saali nimetatakse põhjamaiseks barokkpärliks ja see on üks Põhja-Euroopa kaunimaid oma ajastu näiteid. Siin korraldati vastuvõtte ja balle. Kes seda ütles? Mina. Kes mina? Vaata üles. Sinises ovaalis on risti pandud 2 kuldset P-tähte. Need on lossi ehituse tellinud Venemaa valitseja nimetähed. Petrus Primus ehk Peeter Esimene. Mina istun siin kõrval. Tunned mu ära selle järgi, et mul on ühel jalal 6 varvast. Tule, loe julgesti mu varbad kokku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nüüd, kui sa mu üles leidsid, luba ma tutvustan end. Mina olen tiivuline geenius. Kuulutan selle lossi omanikele igavest kuulsust. Mis sul seal käes on? Palmioks. Mulle tundub, et see on Petersell. No hästi. Juhtus nii, et kuna meie pasunad ja palmioksad on selles ruumis ainsad asjad, mis ei ole valgest kipsist voolitud, vaid on metallist, siis nagu sa tead, pika aja peale metall roostetab. Just nii. Seega palju aastaid pärast seda, kui Itaalia meistrid olid juba kodumaale läinud, pidid Eesti sepad uued palmilehed tegema. Aga ilmselt ei olnud nad kunagi palme näinud ja tegid nii, nagu nad oskasid. Oh, kui põnev! Sa ei kujuta ette ka, aga see ruum jutustab 1000 lugu. Iga kuju, iga pilt siin saalis räägib lugusid. Valitsejast, tema elust, tema unistustest, tema võitudest ja kurvastustest. Näiteks see roos lae all on austusavaldus Katariinale, kes oli ühtaegu nii ilus nagu roosiõis, kui ka julge ennast ja kodumaad kaitsma nagu roosi teravad okkad. Pääsuke aga on lootus ja lubadus, et saabuvad paremad ajad. Tuleb kevad, talv saab seljatatud. Pääsuke on ka Eesti rahvuslind. Just nii. Ning kui vaatad otse üles, siis laemaalil kümbleb koos nümfidega jahijumalanna Diana. Tema tunned ära selle järgi, et tema peas on ehteks pool kuu. Ükski surelik ei tohtinud näha jumalannat alasti, aga jahimees Akteon nägi ning karistuseks muutis jumalanna ta hirveks. Vaata, tal kasvavadki sarved peast välja. Tead, siin saalis saab rääkida nii palju lugusid. Kõiki täna ei jõua. Aga kui tahad kuulda sellest, kuidas loss ja park alguse said ja miks seda paika Kadrioruks kutsutakse, siis vajuta number 3. Kui aga soovid minu lugudest pisut puhata, siis saad siinsamas kokku panna lillevaasi, mis sobib imehästi saali kipsist kaunistuste juurde.